Head külalised, algab Türihis-gümnaasiumi 9. lõigu lõpuaktus. Mina olen 11. klassi õpilane Kristjan Orumägi. Kõik, kes soovivad lõpetajaid avalikult lavalt õnnitleda, siis see aeg on hiljem. Palun lülitage välja mobiiltelefonid ja tõuseme lõpetajate auks. Thank you.
joonistasin ta, viimistlades 2 silmanurka ja 1 nina otsa. Ma joonistasin ta, pannes ta huultele naeratuse, mis soojaks teeb. Ma joonistasin ta, uskudes, et temast saab mu parim teo, keegi, kes ei unusta. Ma joonistasin kääbiku, viimistledes 2 põsesarna ja 1 hambavahet. Ma joonistasin kääbiku, pannes ta suule sõnad, mis jäid ütlemata. Ma joonistasin kääbiku, uskudes, et temast saab mu parim sõber, keegi, kes ei unusta. Aga ta oli kõigest kääbik. Armsate pöskede, veidrate kõrvade ja karvaste jalgadega mehike, kes elas läbi teekonna, imelise teekonna, mis muutis maailma, minu maailma. Meie ees on 38 maailma muutjat, mitte küll kääbikut, kuid meie maailma muutjat. Sooja naeratuse ja säravate silmadega. 3 aastat on nad muutnud ühel või teisel viisil meie maailma. Tunni pärast saavad teist, kallid abituriendid, Türi Ühisgümnaasiumi 9. lennuvilistlased. Sõna on direktor Katrin Puussepa. Armsad lõpetajad, klassijuhatajad, õpetajad, head lapsevanemad, õed, vennad, lähedased ja külalised. Täna on teie elus väga oluline päev. 12 aastat kooliteed on jõudnud õnneliku lõppakordini. Te olete olnud tõeliselt tublid ja töökad. Nii mõnelegi teist tuli see mängleva kergusega. Kuid oli ka neid, kes nägid meeletult vaeva lausa viimase minutini, et jõuda lõpuni ja tänasele aktusele. Päris mitmed tegid oma lõpetamise üsna keeruliseks. Ja eks üsna suurt rolli mängis siin üks ebamugav sõber nimega laiskus. Kuid eks oli siin teisigi põhjuseid. Muret ja valu tundsite te ise, õpetajad, teie vanemad ja ei salgaid ka ma ise. Kuid täna on käes pidupäev ja kõik need muremõtted võime tänaseks unustada. Armsad noored, te olete erilised lõpetajad, sest on olnud väga teistmoodi õppeaasta kui tavaliselt. Koroonaviirus ja distantsõppe, mis meid selle aasta kevadel tabas, tuli ootamatult ja pani meid kõiki proovile. Ma siiralt loodan, et õppisite sellel kriisi ajal eelkõige tundma iseennast. Seda, kuidas ja kas oskasite planeerida oma aega, teha iseseisvalt tööd, kuidas võtta vastutus oma tegemiste ja ülesannete täitmise eest ning tähtaegade kinnipidamisest. See ei olnud kindlasti sobiv kõigile, kuid hakkama tuli saada ja see ongi päris elu, mis nüüd teie ees ootamas on. Türi Ühisgümnaasiumile on see aasta väga eriline, sest esmakordselt on kooli ajaloos lõpetamas gümnaasiumi välismaalt pärit õpilane, Charlotte, kes tuli siia vahetusõpilasena, otsustas saada gümnaasiumi hariduse Eestis ja eesti keeles. Tea, et oleme väga uhked ja rõõmsad sinu otsuse ning saavutusele. See 1 aasta, mis minul kui koolijuhil on olnud võimalus teiega koos olla, on olnud väga äge, põnev ja täis toredaid ettevõtmisi. Nii mõnedagi teist on olnud võimalus rääkida ja arutleda muredest, rõõmudest ja ka lihtsalt tavalistel elulistel teemadel. Aitäh teile selle usalduse ja jagamise eest. Mul on 2 mõtet, mida soovin täna teiega jagada. Palun julgege elus seada suuri ja ambitsioonikaid eesmärke ning samuti julgege riskida. Ärge kunagi kartke ebaõnnestuda. Miks just need 2 mõtet? Lõpetades gümnaasiumi 25 aastat tagasi unistasin ja pingutasin ma tõsiselt, et pääseda Tartu Ülikooli tudengiks. Paraku purunes minu suur unistus juba esimesel sisseastumiskatsel. Komistuskivid sai inglise keeleks. Täna tagasi mõeldes sellele ajale on mul tegelikult hea meel, et ma Tartusse sisse ei saanud. Nagu öeldakse, iga halb asi on millekski hea. Tookordne suvi avas mulle uue ja põneva ukse. Läksin aastaks Norra tööle ja elama ning seal olles oli aega mõelda, mida ma tegelikult soovin teha ja õppida. Tegin oma mõtetes 180-kraadise pöörde
ja tagasi tulles asusin õppima hoopiski majandust ja turundust, kuigi olen hingelt täiesti humanitaarvaldkonna inimene. Olen selle otsuse üle tänaseni väga õnnelik, seega ärge kartke tagasilööke ja läbikukkumisi, sest kunagi ei tea, milleks see tegelikult hea on. Soovin siinkohal tsiteerida Paulo Coelhot. Ole julge ja võta riske, mitte miski ei suuda asendada kogemusi. Eesmärgid ja nende seadused. Mõelge alati suurelt ja ärge peljake seda. Ütlen teile ausalt, et ma ei oleks iial arvanud, et minust saaks kunagi koolijuht. Kuigi pean tunnistama, et paar viimast aastat olin sellele isegi mõelnud. Ja ma tunnistan, et ettepanek, mis tehti ja otsus, mille ma tegin, oli just see, mida vajasin. See hirmutas mind, kuid julgen täna öelda ja teile kõigile soovitada. Mõelge suurelt, unistage, seadke suuri sihte ja olge ambitsioonikad. Kõik see aitab meil välja tulla mugavustsoonist ja me ei muutu laisaks. Olge töökad, ärge kartke pingutusi ning enese ületamisi. Ma arvan, et siia sobib hästi Hando Runneli tsitaat. Võtta saab elult see, kes valmis oma elule andma. Soovin väga tänada lapsevanemaid, kes te olete oma lapsi sellel teekonnal toetanud. Samuti soovin siiralt ja südamest tänada kõiki õpetajaid töö ja panuse eest nende aastate jooksul, mil tänased lõpetajad on Türi Ühisgümnaasiumis õppinud. Oma esimese lõpuaktuse kõne koolijuhina soovin lõpetada Ave Alavainu luuletusega ajalaulud. Naljakas mõelda, et paigal ei püsi. Aeg ühtki viivu, kas palu või käsi. Ta täidab su päevad, ta tükib su unne. Sa tunned ta kulgu ka siis, kui ei tunne. Ta tuleb su peale, ta tungib sust läbi. Tal tundeid ei ole, ei au ega häbi. Aeg tuleb, aeg läheb, kui tiial ei pöördu. Hetk vahel sind riivab ja kohe ka möödub. Aeg tuleb. Eks läheme talle siis vastu, vaid naeruga saame ta jõhkruse vastu. Armsad noored, olge rõõmsad, optimistlikud, õpihimulised ja positiivsed. Uskuge iseendasse ja ärge kunagi andke alla. Olge töökad ja pühendunud. Teadke, et teie kool ootab teid alati tagasi, rääkima ja jagama, kuidas teid päriselt läheb. Olete alati oodatud ning koolimaja uksed on teile avatud. Olete kõik erilised ja kallid kogu kooliperele. Kõrget lendu teile ja lõpetuseks elagu Türi Ühisgümnaasium. Lõputunnistuste ja tunnustuste kätteandmiseks palun endale siia ka appi meie riigikaitseõpetaja Lauri Lippu. Türi Ühisgümnaasiumi õppenõukogu otsus number 5 18. juunil 2020. aastal. Kooliastme hinnete ja koolieksami tulemuste alusel anda välja gümnaasiumi lõputunnistus järgmistele õpilastele. Ashley Lynn Cancelli, kooli tänukiri aktiivsele õpilasele, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Jürgen Eibak, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Siim Heinassoo, kooli tänukiri eduka osalemise eest spordivõistlustel, kaunite kunstide preemia nominent 2018 ja 2019, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta.
udinas, kooli tänukiri aktiivsele õpilasele, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Mailis Jaaniste, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, kooli tänukiri aktiivsele õpilasele. Robin Jäätmaa, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, kooli tänukiri väga edukale vibusportlasele, spordipreemia laureaat 2019. Markus Kinsiver. Kelly-Ann Kovljašenko. Caroline Kruus, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Maelen Kukispuu. Johannes Laur, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri tublile mälumängijale, eduka esinemisest geograafiaolümpiaadi ning spordivõistlustel, spordipreemia nomineet 2020, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Maria Laur, kooli tänukiri aktiivsele õpilasele ja eduka õpilasfirma liikmele, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Eliis Lausvee, kooli tänukiri heade tulemuste eest õppetöös. Janno Lemetsaar, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, kooli tänukiri väga edukale sportlasele, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Hanna-Liina Lipand, kooli tänukiri aktiivsele õpilasele. Grete Lugna, kooli tänukiri väga kohusetundlikule õpilasele. Jaanika Lung, kooli tänukiri toredale Tüürlaste gümnaasiumi õpetajale. Laura Eliise Marrandi, ainekiituskiri inglise keeles, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri heade tulemustest õppetöös ja aineolümpiaadidel, aktiivsele õpilasele, tublile mälumängijale ja näiteringi liikmele, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta.
Evelin Mattiisen, kooli tänukiri heade tulemuste eest vene keeles. Martin Männa, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri heade tulemuste eest õppetöös, eduka esinemise eest aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel ning tublile mälumängijale, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Lauri Männik, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri heade tulemuste eest õppetöös ja aktiivse osalemise eest koolielus, aktiivse õpilase preemia nomineid 2019 ja 2020, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Karin Nugiseks, ainekiituskiri muusikas ja kehalises kasvatuses, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri aktiivsele õpilasele, tublile noortekori lauljale ja näitlejale ning eduka õpilasfirma liikmele, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Orusalu, kooli tänukiri eduka õpilasfirma liikmele, Kodutütarde Järva ringkonna tänukaart, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Georg Paal, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, kooli tänukiri heade tulemuste eest õppetöös. Reiljan, ainekiituskiri kirjanduses ja kehalises kasvatuses, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri tublile etlejale ja näiteringi liikmele, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Maris Rodendau, ainekiituskiri vene keeles, majanduses ja kehalises kasvatuses, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri väga heade tulemuste eest õppetöös. Villu Sisask, ainekiituskiri keemias, füüsikas, matemaatikas, geograafias, bioloogias ja kehalises kasvatuses, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri väga heade tulemuste eest õppetöös, silmapaistvalt eduka esinemise eest aineolümpiaadidel ja tublile mälumängijale, õppetööpreemia ja vilistlaspreemia 2019. Villule on edastatud Tartu Ülikooli rektori kutse asuda õppima alma materisse eritingimustel. Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri heade tulemuste eest õppetöös ja aktiivse osalemise eest koolielus, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Bridget Suh, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta.
kooli tänukiri aktiivsele õpilasele, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Kristin Tommula, ainekiituskiri matemaatikas ja muusikas, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri väga heade tulemuste eest õppetöös ja suure panuse eest koolielu korraldamisel, kaunite kunstide preemia 2018, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Sergio Uuspõld, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Elis Valter, ainekiituskiri bioloogias, kunstiajaloos, kirjanduses, matemaatikas ja kehalises kasvatuses, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri väga heade tulemustest õppetöös, eduka esinemisest õpilasvõistlustel ja aktiivsele õpilasele. Rasmus Veeroja, ainekiituskiri ajaloos, kirjanduses ja inglise keeles, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri eduka esinemise eest aineolümpiaadidel ja tublile mälumängijale, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Andres Viidikas, kooli tänukiri tubli osalemise eest spordivõistlustel, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Ära tegin ema. Charlotte Valkovjak, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, Türi valla tänukaart ja kooli tänukiri heade tulemustest õppetöös ja suurepärasele vahetusõpilasele, hõbemärk riigikaitsekursuse läbimise kohta. Lõputunnistus on välja antud veel 2 õpilasele, kes küll täna kahjuks erinevatel põhjustel meie hulgas ei saa olla, aga meie aplaus Marleen Andersonile ja Eneli Käsperile. Need saavad väga vähe aru, kes saavad aru ainult sellest, mida on võimalik sõnadega seletada. Sina, armas klassijuhataja, oled mõistnud enamat. Me täname sind selle eest. Elve Laasma, ainekiituskiri vene keeles, kooli tänukiri tublile 12. A klassi klassijuhatajale ja nutikale tunniplaani tegijale. Eda Kuskor, ainekiituskiri bioloogias, perekonnaõpetuses ja keskkonnaõpetuses, kooli tänukiri tublile 12. B klassi klassijuhatajale ja kogenud looduslaagrite korraldajale.
siia Türi vallavanema Pipi-Liis Seemani, kes soovib samuti lõpetajaid ja klassijuhatajaid õnnitleda. Tere kõigile sellest imekonist aktusest ja väga tähtsast päevast osavõtjatele. Tõepoolest soovin õnnitleda kõiki, nii peresid, kooliperet kui loomulikult meil õpetajaid. Ja kallid lõpetajad, igal aastal öeldakse igale 12. klassi alustajale. See on üks väga tähtis aasta. Sa pead olema eriti tubli, sest sinu ees seisavad suured valikud ja sa pead selleks valmistuma. Ja see on alati tõsi. Aga sellel aastal, nii nagu oli ka direktor oma kõnes juba öelnud, kes oleks võinud arvata, et see küpsuseksam algab ikka niivõrd vara. Ja kogu see lapsepõlv, mida lootsite võib-olla ikkagi kogu selle 12. aasta, 12. klassi veel nautida, saab väga äkilise lõpu. Kindlasti said enda kohta väga palju teada. Kindlasti said teada, kuidas iseseisvalt kõigega hakkama saada ja kuidas see sõltub ainult sinust, kui miski ei õnnestu. Vanemad, õpetajad, ei keegi võlunud neid hindeid ega neid teadmisi sinu pähe. Täpselt nii hakkab see nüüd olema, et nii on see edaspidi iseseisvas elus, järgmistes õpingutes ja mul on väga hea meel, et selle küpsuseksamit, isegi kui see eksameid ei sooritanud, mis see valik seekord oli, selle küpsuseksami on need noored siin täie auga läbinud. Usun, et nad on tõepoolest valmis tegema oma järgmiseid valikuid ja ma loodan, et õppisite sellel erakordsel aastal ka seda, kui palju sõltub teie enda valikutest. Öeldi sel kevadel, et pole kunagi varem olnud nii lihtne olla kangelane, et lihtsalt ära tee mitte midagi. Aga see ei olnud üldse lihtne, eriti mitte noortele inimestele. Ja tõepoolest teie enda tegemistest ja mittetegemistest ja minemistest ja mitteminemistest sõltuski teiste kõigi heaolu. Ja me kõik saime teada, kui tähtis on kas või see, et me täna siiski saime võimaluse olla siin saalis sellel aktusel. Üksteise kõrval, kätelda, istuda siin koos, sest ükski inimene ei ole tõepoolest saar, vaid me kõik vajame seda inimlikku kontakti üksteisele. Peame seda siis meeles mitte ainult eriolukorras, vaid ka tavaolukorras. Ja kallis lõpetaja, siin eelpool öeldud kaunid sõnad on kõik õiged. Mina tahan teile lihtsalt öelda seda, et lihtsalt saabki vaid lihtsaid asju. Kui soovid midagi enamat, tahad olla tõeliselt õnnelik, tõelist edu, siis selleks tulebki pingutada. Teie valik edaspidiseks. Kallid vanemad, ma olen teiega koos väga uhke. Ma näen neid noori siin laval, seda sama, et ema, ma sain hakkama, see on nii vahva. Ja ma nägin kõigi vanemate silmis, kellel tõepoolest natukene märga välgatust, aga küllap teiegi vaatate ja mõtlete, kas tõesti see sama minu laps, kes enam polegi nii laps, kas tõesti on ta nii imeline? Ma kinnitan, jah, ta on tõesti nii imeline. Palju õnne teile kõigile. Kallid õpetajad. Ja kallid õpetajad, ühisgümnaasiumi pere. Teate seda tunnet, enamus teist teab, kõvad küpsetajad nagu te olete, kui teed midagi eriti erilist. Ja kui avad selle ahjuukse ikka liiga vara, siis läheb see kõik lössi, eks ole. Aga see aasta näitas, et kogu see küpsetamine, kogu see tähelepanu ja hool, mida te sellesse vast valminud ahjutäide olete pannud, see on kandnud tõepoolest vilja ja ahjust ei avatud liiga vara. Kuigi nii võis korraks tunduda, et kas noored on valmis, kas nad saavad hakkama, kas me oleme piisavalt jõudnud ja pannud ja panustanud, siis aitäh teile. Tõepoolest ka eriolukorras jõudsid noored iseseisvad kõige eelneva toega selle tulemuseni. Suur tänu teile kõigile ja ma tean, et on 2 õpetajat siin laval, kellel ei ulatatud tunnistust. Nad peavad veel käima koolis ja pingutama ja harjutama klassijuhatajad. Teile tänuks ja õhutuseks lillekimbud. Aitäh kõigile ja palju õnne!
meil esineb Elisabeth Katta ja lauluga Alles sügisel mõtleme. aastal jäi meie kooli traditsiooniline tänuõhtu koos lastevanematega ära ja tunnustused anname kätte aktustel. Täna anname kätte õppetööpreemia. See preemia antakse õpilasele, kes on edukas õppetöös, on osalenud olümpiaadidel ja erinevatel konkurssidel ning on eeskujuks kaasõpilastele oma suhtumisega õppetöösse. Neiu, kes sellel aastal õppetööpreemia pälvib, on täpne, põhjalik, sõnakas ja oma põhimõtetega. Ta on väga abivalmis ja hooliv. 2020. aasta õppetööpreemia saab Elis Valter.
võib õigesti näha. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. See kuldaväärt lause on pärit Väikesest printsist. Raamatust, mis meie kooli looja ja esimese direktori Ellu Rusi kaudu sai tervele kooliperele väga eriliseks. Ellu vaataski maailma südamega, juhtis oma kooli südamega ja hoidi südames kooli väärtusi. Soovist rõhutada Ellu panust kooli arengusse ja jäädvustada tema mälestust asutas koolipere eelmisel aastal Väikese printsi preemia. See preemia on suunatud gümnasistidele, kes on oma tegemistes silmapaistvalt järginud kooli väärtusi. Eelmisel kevadel anti välja esimesed preemiad. Sellel aastal esitasid meie õpilased ja õpetajad Väikese printsi preemiale 11 kandidaati. Mul on täna väga suur au välja kuulutada komisjoni otsus, paluda preemia saajatelt allkirja stipendiumilepingule, anda üle mälestusraamat Väike prints. Nii. Ja Väikese printsi preemia 2020 Kristin Tomula. Väikese printsi preemia 2020 Villu Sisask. Veel mõni hetk enne, kui meie 9. lend saab suve poole lennata. Sõna on meie armsatel lõpetajatel. Austatud lõpetajad, kohe varsti kui Türi Ühisgümnaasiumi vilistlased. Austatud õpetajad ning kuulajad nii siin saalis kui ka need, kes meid ekraanidelt vaatavad. Täna sõlmime me rahu kooli ja iseenda vahel. Meie 3 aastat siin gümnaasiumis on jõudnud edukalt lõpule. Me saime hakkama. Meie oleme 9. lend. Aga 9. lend, see kõlab kuidagi igavalt. Seega ma mõtlesin meile välja parema nime. Kujutage ette. Koroonalend. Oot, läheb edasi. Haigusaja lapsed. See on nagu film, alapealkirjaga. Enne, kui me jätkame, väike reklaamipaus. Ei saa üle ega ümber 3 kuud kestnud eriolukorrast. Kõik, absoluutselt kõik, kes me siin saalis oleme. Me oleme edukalt üle elanud koroona esimese laine. Esimese. Teine on tulekul.
muidugi loodan, et mitte, aga kriisi ajal oli igal inimesel üks ja seesama küsimus. Kui palju vetsupaberit tohib osta? Päriselt ka. Kui sa jääd vetsupaberi ostuga vahele poes, siis avaliselt on sinu vastus midagi sellist. Ei, mul sõbra vaja. Vaatamata ohtlikule viirusele ja aknele, ja ta need punnid näos. õnnestus meil siiski kool lõpetada. Alles oli see meile uus. 3 aastat tagasi algas me gümnaasiumitee. Lühidalt kokkuvõttes kõlab see umbes niimoodi. 10. klassi tulles olid kõik entusiasmi täis, tehes endagi diile, et nüüd hakatakse pingutama ja korralikult õppima. Lõpetades sellega, et silme ees säras juba kuldmedal. 2 kuud hiljem. Kes see pani tähestiku matemaatikasse? Tähed ja numbrid, need peaks olema eraldatud. Ja siis saame kõik aru, et kõigest polegi vaja aru saada. 10. klassi teine poolaasta on tuntud kui varajane ettevalmistus uurimistööks. Tunniplaani lisandub uus õppeaine nimega uurimistöö alused. See on tund, kus õpetatakse õpilasi kasutama arvutit. Selles tunnis kuuleme ka erinevaid arvutiga seonduvaid sõnu, mida me kunagi varem kuulnud pole. Ma toon näiteid. Vajutades tabulaatorklahvi saate luua taandrea. Terve klass imestab, mis asi see tabulaator on? Või siis sisestagem tegumi ribale. Õpetaja, vabandust, mis see tegumi riba on? Tehke sellest kuvatõmmis. Õpetaja, meil on screenshot, mitte kuvatõmmis. Avage veebilehitseja. Te peate otsingu välja esmalt aktiivseks tegema. Alles siis saate klaviatuurilt trükkimist alustada. Otsingu väli, õpetaja, mida need sõnad tähendavad? 11. klassi esimene poolaasta algab sealt samast, kus 10. klass pooleli jäi. Läheme otsemaid arvutiklassi õppima arvuteid korrektselt käsitlema. Käsitlema nii, et kõik uurimistööd oleksid korrektselt vormistatud. Kirja suurus 12, font Times New Roman, rea vahe 1,5 ja ärge unustage kõige tähtsamat rõõmumutust. 11. klassi teine poolaasta algab paanikaga. Meie siis küsime õpetajatelt, et ma nüüd täpselt ei saanudki aru, millal see uurimistöö eelretsenseerimine nüüd oligi. Õpetaja siis vastab. Jaanuaris on sul uurimistööga probleeme. Meie kui õpilased. Ei. Paanika. 11. klassi lõpp. Saad arule, ma sain uurimistööst nagu mingi 5 kätte, 18 punkti 20 oli. 12. klassi algus. Me oleme oma gümnaasiumi aja arengu tipus. Me mõistame süsteemi. Ning teame, millised kodused ülesanded peab ära tegema ja millised võib tegemata jätta. Nagu kes see ikka õpikut loeb? Me teame, et selle teema peale tööd ei tule. Kuid kohe tunni alguses kostub lause. Täna tuleb väike tunnikontroll kodus loetud materjali peale. Me vist ikka ei tunne süsteemi. 12. klassi teine poolaasta möödus mõeldes eksamitele ja e-õppele. Kuid selle aitas üle elada meie kallid õpetajad, kellel oli see olukord sama uus kui meile. Ning nagu meie matemaatikaõpetaja ühes e-tunnis ütles, hinga sisse, hinga välja ning võta šokolaad suhu. Ja see tõesti aitas. Šokolaad ja vesi, see on imeline kombinatsioon. Aitäh šokolaad, aitäh vesi. Õpetajad, teie kirg ja pühendumus on aidanud meil leida kinnitust, et esimesena rivis olemine, istumine eespingis, tunni ajal teile silma vaatamine on elu ja surma olukord. Me oleme pidanud üle elama erinevad rasked olukorrad. Kui klass on vaikne, kuid on kohutav tahtmine minna tualetti. Aga ei julge küsida, sest kõik istuvad nii vaikselt. Või kui õpetajal pole meeles, et ta andis meile koduse ülesande ning enamustel õpilastel pole kodune ülesanne niikuinii tehtud. Ja siis see üks õpilane klassis. Õpetaja, te andsite meile koduse ülesande. Või hoopis õpetaja küsib raske küsimuse. Me vaatame kõik teie otsa õpetaja seljamaa. Või kui õpetaja käib kontrollaja klassis ringi, jääb sinu juures seisma, vaatab sinu tööd ja siis tuletab tervele klassile meelde. Pidage meeles, lugege tööjuhend korralikult läbi. Ja siis meie kui õpilased oleme, alustame uuesti. Või siis kui õpetaja küsib, kelle ettekannet me järgmisena kuulame, terve klass.
mind ei ole siin. Või kui matemaatikaeksamini on jäänud vaid nädal. Õpetaja proovib meile pähe mahutada kõik vajalikku. Tunnid enne eksamit näevad välja umbes sellised. Seda teoreemi pole vaja. See valem on liiga pikk. Seda teemat nagu nii ei tule eksamil. See on ebavajalik. Kalkulaator on sinu parim sõber. Jah, me kõik peame tunnistama. Kalkulaator oli meie parim sõber. Aitäh, kalkulaator. Ja aitäh, matemaatikaõpetajad. Me teame, et kõik gümnaasiumis õpitu on vajalik. Aga kujutage ette elu pärast gümnaasiumi, töövestluse, intervjueerija küsib. Mis on sinu tugevused? Ma oskan teksti põhjal küsimustele vastata ja luuletusi analüüsida. Oleks hea, kui see luuletus oleks 20. sajandist, siis ma leiaks kõik need A, B, B, A riimid kõik märgid üles. Või siis oskan aga leida raamatu, kasutades raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi ehk Riksveebi. Väga oluline oskus. Lisaks sellele oskame me ehitada filtri, kasutades järgnevaid materjale. Sütt, liiva, sammad, plastpudelit. See filter töötab hämmastavalt hästi. Ja nüüd, kallid kuulajad, tuleb see iga-aastane klišee osa, mida te kõik oodanud olete. Gümnaasiumi lõpp. See on uue eluetappi algus. Tee teadmatusse. See kõik on meile uus. Lõpetajad, vaadake endast paremale ja vasakule. Teie paremal ja vasakul käel istuvad võib-olla tulevased arstid, teadlased, doktorid, sportlased. Ühesõnaga, mida ma tahan öelda, me keegi ei tea, mida tulevik toob. Kui tahad avastada metsikut loodust, siis ei pea minema uurima Austraalia savanne, vaid piisab sellest, kui hakkad õpetajaks. Oi, millise liigirikka ja andeka seltskonnaga teil õnnestus kohtuda. Sportlased, lauljad, näitlejad, muusikud, suurepärased joonistajad ja muidu tarvitajad. Ning kuidagi suutsite te meie omamoodi lennule selgiks teha riiklikus õppekavas nõutava. Palume ette tulla meie armsatel klassijuhatajatel Eda Koskoril ning Elve Laasmaal, et tänada neid nende imelise 3 aasta eest. Enda poolt ja terve klassi poolt tänada enda kallist klassijuhatajat, kellega 3 aasta jooksul oli nii ilusaid kui ka keerulisi aegu. Aga lõppude lõpuks tulime kõik siit võidukalt lõpuni ja te olite alati see, kes meid tagant utsitas ja meisse uskus. Nii et aitäh ja meie klassi poolt, A-klassi poolt on siis teile, kallis õpetaja, purk maamett ja üks siis maal, mis tuletab teile siis meelde, kui head olete ja mille peale on kirjutatud, et õpetaja, kes armastab õpetamist, õpetab, kuidas armastada õppimist. Aitäh! kes meid sel teekonnal toetasid. Nüüd astuvad meie kingadesse praegused 11-ndikud. Hoidke õpetaja närve. Anname teile üle kooli lipu. Hoidke seda au ja uhkusega.
aitäh kõigile! Teil on see au. Lubame kooli liitu väärikalt hoida. Tsiteerides Ants Pärnat meie viimases füüsikatunnis, it's party time! Aitäh kõigile! aastast pool on käidud ja me oleme näinud juba teie tegusid. Mida on näinud 11. klass? Sõna on teil.
armsad õpetajad, lapsevanemad, õpetajad ja külalised. Gümnaasiumi sisseastumise ja piduliku hetke lõputunnistuste vastuvõtmise vahele jääb nii head kui halba, aga ma loodan, et peamiselt ikkagi head. Vaimustumist, rõkkavat naeru, õhinat, rõõmusööste, õhulosside ehitamist ning pilvedes hõljumist. Nüüd algab päris elu. Usun, et kõik oleme kuulnud, kui sedasi öeldakse. Mina ei usu, et väljaspool kooli on päris maailm ning kool on vaid põgus eelmäng selle kõige hullema tarvis. Teate miks? Sest me õpime ju iga päev, terve elu. Nii mõeldes siis ei hakkakski ju kunagi päris elu. Tegelikult mulle nii meeldibki. See iga päev õppimine, usk haridusse annab lootust, et me oleme alati teel, et kooli lõpp ei ole midagi lõplikku, et meil on võimalik iga päev paremaks ja vabamaks saada, et saame avastada teadmiste põhjatut sügavust ning tunda, et on nii palju, millest meil veel õrna aimu ei ole. Isegi kui kool sunnib nädala 7 päevast 5 ärkama, siis kui tahaks alles teist külge keerata, paneb meid lahendama trigonomeetrilisi avaldisi, väsitab ja tekitab tunde, et ma enam küll ei jõua ega oska. Siis augusti viimastel päevadel pakitseb hinges ikkagi elevus ja uudishimu. Ma väga loodan, et meenutate kooli kui paika, milles on rohkem sõprust, naeru, hoolimist ning tänulikkust, vähem aga kurnatust, täpselt nagu augustikuu viimastel päevadel. Mõelge hetkele 10. klassi 1. septembril ühiselt klassipilti tehes. Esimest korda külg külje kõrval uute klassikaaslastega. Esimesed tagasihoidlikud naeratused ning tered. Päevale, mil koolimaja koridorid ei õnnudki enam nii pikad, vaid olid muutunud koduseks ja omaks. Või hetkele, mil said hakkama, kuigi ise üldse ei uskunud ega lootnud. Või hetkele, mil terve klassiruum oli helisevat naeru täis. Soovin, et teil oleks edaspidigi selliseid hetki ja päevi hästi-hästi palju. Head lõpetajad, võtke aega. Ärge pange end iga päev tundma, et jookseksite maratoni viimast kilomeetrit. Liigne produktiivsus lämmatab meid. Laske enda päevadesse õhku, valgust ja ruumi. Püüdke säilitada siht ka siis, kui saabub tüdimus. Ärge olge teiste inimeste südametega hoolimatud. Nautige nooruse ilu. Otsige igast päevast seda, mis on silmale nähtamatu. Ärge tundke end süüdi, kui te ei tea, mis edasi saab. Ja füüsikaõpetaja Ants Pärna sõnade järgi liiguge step by step. Aitäh! See ei ole niivõrd sõbra abi, mis meid aitab, kui alaline teadmine, et nad meid aitavad. Kutsun koolisõbra preemia üleandmiseks lavale direktor Katrin Puussepa. Nagu ma enne juba rääkisin, et selle aastane traditsiooniline tänuõhtu jäi meil ära ja traditsiooniks on ka, et seal tunnustatakse koolisõpra. Seekord on neid lausa 2. See preemia antakse üle kas isikule, asutusele või mõnele partnerile, kes on jooksval õppeaastal panustanud kooli ja meie tegemistesse. Esimesena soovin ma väga tänada Karmen Soomerit, kes aitas ja toetas kooli laptop-arvutite soetamisega. Meie kool on väga tänulik. Koolisõber 2020 on Karmen Soomer. Koolisõbraks sellel aastal on Türi lasteaed.
see on imeline asutus. Koos oma inimestega oleme leidnud ühise meele ja keele koos tegutsemiseks ning jätkamiseks. Täname kogu Türi lasteaia töökat meeskonda ja koolisõber 2020 on Türi lasteaed. Ma siis soovin õnnitleda Türi lasteaia juhatajat nime arvestamisest. Mina nüüd kasutan aktiivselt selle olukorra ära, nii nagu mul kombeks on, ja tahan tänada tegelikult lõpetajaid. Te olete meiega koos käinud ühe väga põneva teekonna. Te olete meie keldritest mööblitest sinud, rühmadest kolinud ja te olete kõiki meie lapsi hoidnud. Nii õpetajate päeval kui heategude päeval. Ma loodan, et sellest kõigest on tekkinud teil ka usaldus meie vastu ja te tulete ju pärast siia Türile tagasi, kui te olete ülikoolis ära käinud. Ja siis toote ju kõik oma lapsed jälle meie lasteaeda. Enam-vähem lubatud, on ju? Aitäh teile ja palju õnne teile. Ja siis palju õnne Katrinile, kes vist nüüd sai lõpetatud oma rebasteks löömise aasta. Ma nüüd kehastun natukene teise rolli ja kuna ma kuulun ise Türi Rotary klubisse ja Türi Rotary klubi saab sellel aastal 25-aastaseks ja sellel klubil on traditsioon tunnustada ja tänada Türi koolide õppureid, kes on edukalt esinenud olümpiaadidel ja võitnud esikohti. Ja mul on täna ka 4 tänukirja ja ka väike ümbrik, et siis on põnev vaadata, mis siin sees on. Ja tänada neid Türi Ühisgümnaasiumi õpilasi, kes on siis olümpiaadidelt võidu koju toonud. Kõigepealt soovib Türi Rotary klubi tänada Laura-Eliise Marrandit maakondlikul Elmakeele olümpiaadil 1.–3. koht. Paluks teisena siia Villu Sisaski, kes on saanud esikoha maakondliku füüsika, keemia, bioloogia ja matemaatika olümpiaadil. Järgmisena ma sooviksin tänada Johannes Lauri, esikoht maakondlikult geograafia olümpiaadil. Ja neljandana soovin tänada Rasmus Veerojat maakondliku ajaloo esikoht. Nüüd on see koht, kui saalis on inimesi, kes soovivad lõpetajaid õnnitleda, siis vaba on teie. Head õpetajad, koolipere, lapsevanemad, külalised. Soovin te kõik õnnitleda tänasel väga tähtsal päeval Türi Spordiklubide Liidu ja Türi Spordikooli poolt. Kuulates seda kokkuvõtet 12. klassi õpilaste poolt tuleb tunnistada, et üht-teist tuleb tuttavat kooliajast, aga päris palju on ka sellist, mida huvitav millegi pärast meile õpetatud. Kalkulaatorist ma ei mitte midagi, aga see filter tuli tuttav, sest meil oli gaasimass, see on umbes sama sisu. Aga see selleks.
te kõik olete siin vapralt jõudnud lõpusirgele oma gümnaasiumiteega, aga üks osa teist pühendus ka veidi enam spordile ja spordis edu saavutamisele. Türi spordikooli lõpuni jõudsite vist 9. See on päris arvestatav hulk, kuigi ilmselt päris mitmed olid meie treenerite peal mingitel perioodidel hoopis enamalt esindatud. Tuleb tunnistada, et teie sportlikud tulemused on olnud väga vägevad. Te olete esindanud oma kooli, oma valda, Järvamaad ja tublimad meie riikligi. Tahan teid kõiki tänada, kõiki õnnitleda, tänada ka teie treenereid, Marika Jäätmat, Otto Männat, Leonard Soomi ja Vilko Valangut. Ja anda siis selle kooli lõpetamise puhul, ehk siis spordikooli lõpetamise puhul samuti üle tunnistuse ja loota nii nagu hariduseski, et see tee ei ole lõppenud, vaid alles jätkumas. Ning kutsuks siia esimesena noormehe, kelle sportlikud teod, ma arvan, on nii vägevad, et nad on ilmselt esmakordselt sellistena tehtud Eesti tasandil ja seda järgi teha on väga keeruline. Kui me anname täna kätte lõputunnistuse gümnaasiumi ja spordikooli lõpetamise puhul, siis sellele noormehele või sportlike saavutuste puhul anda ju kätte ülikooli tunnistuse, sest seda ei ole minu teada Eesti spordis enne juhtunud, et üks keskkooli noormees võidab üliõpilaste kõige kõrgematel spordivõistlustel ehk ülemaailmsel universiaadil kuldmedali. Lisaks Euroopa juunioride meistritiitel ja natuke väiksematest asjadest rääkida. Robin Jäätma. Mitmed nendest lõpetajatest või ligi pooled on oma saavutustega olnud niivõrd kõvad tegijad, et nad on raiutud Eesti spordi aastaraamatusse eelmisel hooajal. See tähendab seda, et nad on kas esindanud riiki või vähemalt Eesti meistrivõistlustel olnud medalivõitjate seas. Johannes Laud. Janno Levetsaar. Hanna-Liina Lipard. Martin Männa. Lauri Männik. Ingo Reiljan.
Sergei Uuspõld. Mailis Jaaniste. Ja mina öelda lõpetuseks, kui laulusõnad ütlevad, et tahaks lennata, aga mitte eriti kõrgelt, siis teile soovin kõrget lendu. Aitäh! Kas keegi soovib veel lõpetajaid õnnitleda? Aitäh kõigile heade soovide eest! Oled sa kunagi suudelnud jõehobu või maalinud aiatraktorit loojuva päikese taustal? Oled sa kunagi lehvitanud neile, kes kardavad kaalus juurde võtta? Või röövinud tühjaks riigipanka? Või hoopiski kaitsnud väitekirja teemal ateismi kahjulikkusest siseveekogudes? Või kirjutanud romaani pealkirjaga Kokaraamat neile, kellel aastaid üle 62? Äkki oled sina see, kes on leiutanud lihapiruka? Või ajanud puskarit seal, kus parkimine keelatud? Ei ole? No siis on ju sul veel paremad päevad ees. Palju õnne, armas lõpetaja. Kuulutan Türi Ühisgümnaasiumi 9. lennu lõpuaktuse lõppenuks. Õnnitlemine toimub kultuurimaja ees. Pildistamiseks koguneme umbes 30 minuti pärast siseõue. Sinna saab nii ümber muusikakooli kui läbi selle sama saali. Palun teeme vahekäigu vabaks, sest 38 noort inimest peavad saama minna maailma muutma.